Meie räägime GTL laborist ja GTL labor tuleneb inglisekeelsete sõnade lühendist. See siis on Locally Transformative Learning ehk lokaalselt transformatiivne õppimine ja lokaalne tuleneb omakorda kahest sõnast globaalne ja kohalik. Ja GTL labori fookuses on haridusinnovatsioon, mis tegelebki kohaliku ja globaalse arengu positiivse mõjutamisega. Ja see aasta on meil siis uus pilootprojekt, kus me katsetame sellist projektipõhist lähenemist inglise keele tundides. Ning siin siis räägib Anu. Ja mina tegelen siis tandemina ühe sauaõpetajaga, kusjuures tema on siis põhiõpetaja ja mina olen õpetaja ja uurija ja esindan rohkem Tallinna Ülikooli. Ja meie ühinesime selle projektiga just nimelt sellepärast, et see maailmast õppimine ja kohalikus kogukonnas selle teadmise rakendamine tundus meile hästi põnev idee. Mulle on väga meeldinud see, kuidas õpilased, väga huvitav oli vaadata, kuidas õpilased otsisid seda probleemi, mida oma kogukonnas lahendada ja kuidas nad selle leidsid. Praeguseks hetkeks on nad otsustanud ühe vana nõukogudeaegse asutuse hoone muuta kogukonna keskuseks, kusjuures seal on kino, uus restoran ja hostel, sellepärast, et antud kogukonnas ei ole ühtegi majutusasutust. Töö käib, õpilased tegelevad oma ideedega. Ja mulle on väga meeldinud ka see transformatiivne pool, ehk siis näha, kuidas õppija muutub, aga samas ka, kuidas õpetaja muutub. Näiteks just hiljuti avastasime, et õpilased ei saa aru, mida tähendab selline termin nagu seotus või tunniga seotud olemine või engagement. Et see oli meile väga suureks üllatuseks, et kui mina näen, et tema neid tegevusi teeb, siis nemad näiteks ütlesid, et nemad ei tee midagi. Aga mina nägin, et nad tegid seda asja. Õpilased näevad hästi, kuidas see keel aitab neil, ehk siis see on inglise keele tunnis. Me loeme erinevaid tekste, kuuleme erinevaid ettekandeid, et kuidas see õppetöö ja õppesisu on seotud selle projektiga, et see on hästi positiivne olnud. Keerulisemaks võib muutuda see, et saaks samal ajal õppekava täidetud. Ehk siis kas need teemad just esinevad selles klassis, kus nad parasjagu seda projekti teevad, et see on niisugune väljakutse õpetajale, kuidas sa seod õppekava teemad siis selle projekti teemadega. Ja samuti oleme, seda näitavad meil pärast analüüsi tulemused, et kas pigem on parem lühike intensiivne projektiga tegelemine või siis pikemaajalisem ja vähem intensiivne, et saab nagu seda õppekava rohkem sinna sisse tuua. Ja vahetevahel võib ka muidugi olla probleemiks see, et mõned õpilased tahavad vanamoodi teha, siis nende kaasamine võib siis probleemiks olla. Mulle väga meeldib muidugi ka see, et me tegeleme üldoskuste arendamisega, koostöö, ettevõtlikkus, organiseerimine, suhtlemine, eetika on meil teemadeks. Ja ma näen, kuidas õpilased alustavad väga hästi, juba rühmatööd on hästi palju, kuidas nad julgemini esinevad, kuidas nendes see muutus on näha, aga me kogume jälle ka andmeid, et siis pärast nagu konkreetsemaid tulemusi esitleda. Ja võib-olla just see suurem innovatsioon selle asja juures ei ole niivõrd see pedagoogiline pool, kuivõrd see, et see leviks, sest et sellist lähenemist, sellist projektipõhist ja kogukonda kaasavat lähenemist tegelikult ei kasutata väga palju. Ja kui me suudame motiveerida õpetajaid seda kasutama ja tegema seda hästi ja ühtlasi suudame näidata, milline mõju on sellel meie kogukondadele, meie ühiskonnale,
siis ma arvan, et me oleme päris palju saavutanud. Ja projekt annab ka muidugi hea võimaluse lõimida erinevaid aineid, sest praegusel hetkel meil on hästi tihe lõiming olnud kõikide keelte vahel, nii inglise, eesti kui vene keelega näiteks. Ja kunstiõpetus on väga jõuliselt sees olnud, ühiskonnaõpetus, me räägime hästi palju demokraatiast, valimised ju ka tulemas. Et ma arvan, et kui selline projekt on juba kuskil koolis ja juhtkond on hästi seal nagu toetav ja juures, siis tegelikult võib see projekt ja need teadmised ka juba levida selle kooli sees. Ehk siis me tahame, et see võrgustik oleks kooli sees erinevate ainete õpetajate vahel, aga siis ka, kui erinevad ideed tulevad erinevatest koolidest, siis see on see, mida me tahaksime levitada. Nii et me näeme, kuidas selliste justkui väikeste projektide ja õppetöö käigus sünnib tegelikult midagi väga ilusat ja suurt.